Minu kõrval on siin Lena-Barbara Luhse, tema mängib meie seriaalis Maria Zverevat, viimasel piiril seriaali nimi siis, kes veel ei tea. Ja see tuleb välja 19. märtsil, kui sina veel ei tea. Juba. Ja esimesed 3, siis järgmised 3 tuleb natuke nii hiljem, aga pole hullu, ongi põnevam nii. Ühesõnaga, tšau, Leena! Tšau! Kuidas läheb? Kuule väga hästi, talviselt. Talviselt on ju. Ja kuulsin, sa tulid just suusatamas. Ma käisin suusatamas ja ma annan sellele võimaluse. Kuidas meeldib siis? No vaikselt rühin edasi. Vaikselt rühin. Sa teed seda horisontaalset suusatamist või vertikaalset? Ma teen seda tagurpidi. Ei, ma teen uisku. Uisku. Aga kui me jõudsime suusatamise juurde... Kuidas saad edasi minna? Siis kuhu edasi minna? Mis sa arvad, kas sinu tegelane Maria suusataks või? Ma arvan, et ta just nagu vastupidiselt minule, kes ma kardan kõrgust, siis ma arvan, et tema on nagu selline nagu mägedes selline nagu slaalomi äss. Et talle meeldivad nagu kiirused ja selline ekstreemsus. Ehk siis me tegelikult jõudsime päris põneva kohani, et sa tunnetad, et sinus ja sinu tegelas on tegelikult väga-väga suur nagu erinevus selles osas, jah? Jaa, kindlasti, jah. Aga mis sa leidsid näiteks sarnasusi või kui sa nüüd mõtled, mis on nagu, mis sa leiad ühisosa või millest sa nagu kinni haakusid, kui sa Mariat mängisid? No ta on selline vastuoluline tegelane, aga tal on ikkagi omad põhimõtted ja tal on kindlasti olemas empaatia ja tal on mingid inimesed, kes kuuluvad nagu tema sellesse klanni ja nende eest on nagu alati valmis kõike tegema. Et võib-olla see on sarnane, et ma olen ka selline hästi, et mingi minu inimesed, siis ma pean neid kuidagi hoidma ja kaitsma ja midagi sellist võib-olla. Ja negatiivsed omadused. Kindlasti eks neid ole ka, aga kas siin nüüd tasub nendest? Olgu, hoiame mingid asjad ikkagi endalt. Ja Maria on tegelikult ju nii hea tegelane. Väga positiivne tegelane. Ta on positiivne, ta on nagu selle sarja põhimõtteliselt nagu kõige... No kui Maria tuleb, siis päike paistab. Enamasti on nii. No jah, põhimõtteliselt küll, jah. Tšau! Aga kui mõelda veel siis tagasi sellele mingisugusele algusetapile, kus veel võtted ei käinud, siis kuidas sinul käib üldse kokkusaamine nii-öelda oma tegelasega või Mariaga või kas see on sõna läbilugemine mitu korda, mõtlemine, teksti pähe õppimine ainult või kuidagi, et kuidas sa lähened või lähenesid siin? No ikkagi tuleb stsenaariumi lugeda, et sellest on väga palju kasu ja lugeda mitu korda, sest et ikkagi on see, et sa esimese korraga ei hooma ja sa ei näe nagu nüansse. Et lugeda mitu korda, teha enda jaoks nagu mingi faktide rida, et seal on kirjas, et ta on selline, ta teeb seda, kõik see. Ja siis nagu vaikselt hakata siin nagu täitma neid lünki ja lihtsalt ka nagu visualiseerimine, et panedki lihtsalt nagu silmad kinni ja lihtsalt kujutad ette teda mingis situatsioonis, et kuidas ta võiks käituda, mida ta võiks teha. Et see on üks meetoditest. Aga kas, kui sa platsile tuled, kas siis, mis hetkel juhtub see, et sa nagu astud Maria kingadesse, kas see on siis sel hetkel, kui kaamera läheb käima või see on kuidagi, sa oled terve päeva või kuidas sa tunnetad seda ise? Ma vist ei ole nagu selline meetodnäitleja, et ma kuidagi vist ei suuda seda oma seltskonnale teha, et ma olen nagu, ei ole päris mina ise. Aga mingi valmisolek on kindlasti sellest hetkest, kui sa nagu krimmitooli istud, et see valmisolek nagu minna sinna sisse, sellesse rolli. Et eks enne kui kaamera läheb tööle, siis ikka on hea ikkagi mingid hetked ja tekiks mingi nagu kujutuspilt enne, et sellele nagu aega anda. Aga kui palju sa toetud iseendale, ma ei küsi siin, et mis asi on sinust endast, aga kui palju sa nagu lõpuks toetad iseendale või nagu enda ajaloole või enda minevikule või enda kogemusele, ikka on vist või? Kindlasti ka mingid sellised nagu emotsionaalsemad hetked,
et need ei pruugi kokku minna sellega, mida see tegelane teeb, aga sa tead, et need on olnud nagu nii tugevad, et sa saad nagu kasutada neid, et sa võtad need kuskilt emotsionaalsest mälust ja siis sa rakendad neid. Aga noh, nendega on ka see, et need võivad nagu ära kuluda. Et siis sa pead nagu vaatama, et mis sellel päeval nagu toimib. Et ei pruugi üldse nagu mingi asi, mida sa kasutasid, ma ei tea, mitu päeva tagasi, et see tekitas sinus mingi laengu ja mingi selle õige tunde, et siis ei pruugi nagu toimida enam nagu järgmine päev, et sa pead nagu, see peab olema nagu aktuaalne ka mingis mõttes, jah. Et ta nagu, jah, mõjub. Aga korraks hüppaks tagasi mingisugusesse eredasse aega nimega lapsepõlv. Nii, minu esimene küsimus on see, et kas sul oli hüüdnimesid või? Jaa. Nii, mis sul oli? Pean ütlema või? Jaa, no sa ei saa enam mitte öelda ja see on ju kõige põnevam hetk üldse siin intervjuus hetkel. No üks minu hüüdnimedest on Mumm. Mumm. Isegi tore, kas veel kutsutakse mummuks? Ei, palun, unusta see nüüd ära. Jah, ikka vahel juhtub niimoodi. Ja. Aga ma olen ikkagi, üldiselt olen kõikidele Leena, et kuigi Barbara võiksid inimesed rohkem öelda, sellepärast, et see on ka selline huvitav nimi. Väga huvitav. Seda võiks ka kasutada. Barbara. Aga kas sa ise tundsid ennast ka mingi hetk, et sa oled mumm või sa oled kogu aeg arvanud, et sa oled pigem ikkagi Leena või on sul nagu olnud mingisugused identiteedikriise ka? Ma arvan, et ei ole. Kogu aeg Leena pigem, jah? Jah, pigem küll, jah. Aga kas väike Leena on kunagi midagi näpanud, varastanud? Ma võtsin lasteaias mingi vildika koju kaasa. Ma ei ole kindel, et ma selle tagasi viisin. Ei, no siis ühesõnaga, me oleme samas paadis, ma avaristasin ka lasteaiast. Mul oli ka, ma avaristasin Lego siukse kanuu ära lasteaiast. Nagu terve selle komplekti? Ei, see oli üks jupp ja see oli terve komplekt. See oli väga eksklusiivne jupp. Ja sul oli kindlasti nagu mingi põhjus ka selleks, eks? Sul oli vaja lihtsalt seda teha lõpuni mingi... Tegelikult üks põhjus oli küll, ma olin ehitanud ühe nagu suure Lego inimese, või noh, nii suure, ma arvan, ja see kanuu oli lihtsalt ideaalne jupp, et teha talle sarved pähe. Okay. Kui sa paned selle kanuu nagu valet pidi pähe, siis ma sain talle sarved. Okei, väga lahe. Aga väga huvitav, kui ma ise mõtlen sellele, siis see on nagu mingi kuradike ju, kelle ma tahtsin teha. Okei. Väga põnev. Väga põnev. Aga kui sina vildika varastad, ma ennustan, et sa lihtsalt joonistasid. Ma arvan, et ma tahtsin midagi nagu lõpuni teha, et mul ei olnud just seda värvi kodus ja siis ma võtsin selle kaasa, et ma ju toon tagasi, aga siis ma unustasin vist. Aga mumm, mis sa arvad, mis oleks võinud Maria hüüdnimi olla lapsena? No Maria, no Maša. Ikkagi, jah. Maša, ilmselt klassikaliselt Maša. Maša, jah. Milline Maša lapsepõlv välja nägi, mis sa arvad? Ma arvan, et tema lapsepõlv oli selles mõttes hea, aga see teismeiga nagu, et sealt hakkas juba nagu, sealt läks nagu halvasti, sealt läks nagu valesti. Ma ei tea, kas valesti läks. Ma arvan, et ma ütleks, et ta lihtsalt leidis uue tee. Jah. Uue meeldiva ja sobiva tee. Ta leidis ühe uue tee. Väga põneva tee. Tegelikult Maria eellugu tundub väga põnev. Seda tahaks väga teada, aga te peate seriaali ära vaatama kõigepealt, et aru saada, et milline see eellugu võiks olla ja siis hakata fantaseerima, et mis see on. No meie tegelikult juba teame, aga selle jaoks peab lihtsalt uue hooaja tegema. Vau, nii lihtne. Aga veel lapsepõlvest, kui võib küsida. Näiteks, millises huudis sa üles kasvasid? Millises huudis? Ma kasvasin sellises hästi ägedas huudis nagu Kuldne kodu Pärnus. See on vist üks Eesti kõige pikimaid kortermaju. Jaa, seal. See on, kui sa ühest otsast vaatad, siis sa lõppu ei näegi selle koridoril ju. Absoluutselt ja see oli nagu nii äge, et me saime seal
pikalt rullikatega sõita mööda koridori, et kui me tahtsime poodi minna, et siis me läksime läbi koridori nagu, sest et see oli nii pikk. Aga kas siis seal tänu sellele, et oli kõige suurem maja, kas seal oli mingisugune suur laste seltskond ka, kes koos hängisid või mängisid? Jaa, seal oli väga palju lapsi, see oli hästi lõbus selline, ma mäletan ikka ainult õues olime kogu aeg ja natukene sai seal kakeldud ka ja väiksed kivisõjad olid seal eestlaste ja venelaste vahel, aga muidu oli rahumeelne. Aga mis mänge te mängisite või kuidas see siis, kas pigem te hängisite koos või oli mingid mängud või? Me hästi palju, ma ei tea, turnisime. Vaata, sa tead, vanasti olid need siis nagu vaiba kloppimise sellised, kuidas sa neid nimetadki. Need mingid need kollasest metallist asjad või mitte need või? Vaat, ma ei tea, need on sellised roostes ja koledad ja pruunid on ju. 90-ndatel juba. Seal me nagu turnisime ja tegime igasugust akrobatikat ja siis jooksime ringi ja mingit keksu mängisime. Aga kui sa nüüd ise tagantjärele mõtled ja proovid nagu mingit analüüsi teha sellele, et kas see sama, millest sa just rääkisid, et kas see võib olla sind nagu mõjutanud ka tänaseks päevaks, et kes sa oled või et nagu see huud või see seltskond, kellega sa üles kasvasid? No võib-olla küll, jah. See mingi vajadus kogu aeg, et midagi toimuks ja selline nagu ringi mingi rahmeldamine ja. Ja mingisugune mängulisus. Ma arvan, mingi mängulisus, kindlasti. Ja siis see mingi adrenaliin, mis nendest kivisõdadest tuli ka. See kuidagi, et sa ei tea, mis saama hakkab. Kas praegu see suusatamine oli adrenaliini leidmine või see pigem praegu ei olnud? See oli praegu sport? No see oli siuke veits nühkimine, aga jah, see siuke õpid tehnikat. Aga kus sa leiad praegu adrenaliini? Kus ma leian adrenaliini? See on väga hea küsimus. Ma ei tea, sa ise viisid selle vestluse sinna praegu, ma tahtsin küsida. Adrenaliini. No tegelikult ikkagi nagu trenn mingis mõttes ikkagi, jah. Et mulle meeldib tennist väga mängida. See on ka nagu kivide loopimine. Jaa, see on siuke nagu, see on mingi hetk, kus sa nagu tahad ennast ületada. Ja sa paned nagu proovile ennast nagu. Ma ei tea, kas see on piisavalt nagu, kas see on see vastus, mida sa ootasid, aga... Ei, selles mõttes mina ei oodanud midagi, ma tahtsin teada saada. Aga ma ei oskagi midagi nagu, ma mingid metsikud asju väga ei tee. Aga võib-olla kui see keskekriis tuleb kunagi, et siis ma hakkan tegema mingi... Siis hakkadki neid kõrgusi, siis sa oledki lõpuks Maria. Sa hakkad kõrgustesse ronima, slaalomit sõitma. Ja mingi bensihüpet tegema. Köie peal kõndimine. Ja. Kõnnid raegu ja ühest otsast teise köie peal üleval. See on hästi reaalne ja et see juhtub kindlasti. Mis oleks veel, mis sa teeksid? Mis on see, mida sa täna kindlasti ei teeks, aga sa arvad, et siis kui tõuseb keskekriis ja sa otsid adrenaliini, mis oleks see, mis sa veel teeksid? Mis ma kindlasti teeksime? Ma ei tea, näiteks mingi läheks üksinda paadiga nagu kuskile mingit seiklust otsime, kuskile teeks mingi siukse ma ei tea, näiteks sõuaks üle Atlandi ookeani, vaata. Nagu nad just tegid, eks ole. Nagu nad just tegid, jah. Et ma just mõtlesin selle peale üks päev, et seda ma küll nagu praegu ei teeks, aga samas nagu natuke nagu tahaks midagi sellist teha. See on päris hea vastus. Jah, sest et see, ma mõtlesin samale, kui nad tegid seda, et see on nagu nii pöörane asi, et ma ei teeks mitte kunagi seda. Aga samal ajal käis see mingi... Aga samas oleks väga huvitav teada saada, mis sinuga sel hetkel toimub. Jah. Just. Ja sa oled üksinda seal nagu. Või siis mingite inimestega koos ja siis selles nagu 3-4 ruutmeetri peal pead olema nagu 30-40 päeva järjest koos nõnda, et kuidagi jõuate lõpuni välja. See on ekstreemsus. Äge. Jah. Aga mis sinul on praegu? Ma arvan, et kuidagi üks päev just tuli teemaks see
langevarjuhüpe. Ma muidu ei karda kõrgust, aga vot see tundub mu jaoks lihtsalt, et ma ei teeks mul ei ole nagu mul jagu mõistust, et seda teha. Aga ma arvan, et võib-olla see on siis see, mis ma teeks kunagi. Ja. Ma muidugi kuulnud, et hästi palju nagu jalgu murtakse selle langevarjuhüppega. Maandamise hetkel või? No jah, see maandamise hetk, jah. No siis ma ei tee. Ei no, ei sa pead lihtsalt teadma seda, et noh, et sa pead nagu just tõsta jalad lihtsalt ülesse. Jah, sa ei tohi nagu hoida niimoodi nagu sirged nagu pulgad. Ja. Ma muidugi tean hästi palju sellest, aga... Issand, Kihnu Virve on teinud langevarjuhüpet. Kihnu Virve tegi või? Kihnu Virve tegi langevarjuhüpet. Vau, okei. Olen ainukene inimene, kes seda teab või? Ma ei teadnud. Tegi Kihnu Virve tegi langevarjuhüpet. Kas ta oli nagu rahvariietes? Siia tuleb pilt ja mina ütlen, et oli rahvariietes, kusjuures oligi rahvariietes, päriselt. Nagu ta olid need pastlad ka. Minu meelest küll, jaa. Nüüd me saame muidugi hiljem naarida selle üle, kui ma mäletan valesti. Ja, no kindlasti olid Kihnu kindad kavad, sest üleval on külm ju. Jaa. Ja. Minu meelest oli täisvarustuses ja minu meelest üleval laulis mingit toredat laulu ka veel. Jaa. Ma arvan ka. Jaa, oi kui tore. Issand, ma oleks tagasi olla seal selles. Ma arvan, ma näen unest täna seda, ma olen kindel. Mis see Kihnu Virve see põhiline laul nüüd on, see merelaine? Keegi teab või? Meri on, meri jääb. Mõtle seal üleval on, meri on, meri olema peab ja siis. Muidu, kas ta läks ise või keegi pidi teda lükkama? Ma ei tea, ta läks mere juurde ikka ise, ma arvan. Tagasi koju. Huvitav, kas ta maandus koju? Issand, need on nii palju põnevaid. Tegelikult hakkas põnev nüüd. Aga ühesõnaga... Äkki ta maandus vett? Äkki ta sellepärast, et ta teadis, et kui sa maha maandud, sa murrad põlved ära või jalad. Ta oli nutikas, ta läks otse merre. Ta läks otse merre? Jaa, sest meri on, meri jääb ja meri olema peab. Aga siis oli ta bikiinides võib-olla üldse? ChatGPT teeb see bikiinides. Kihnu Virve pildi seal. Olgu, viimane küsimus sinule ja siis mul rohkem küsimusi sul ei ole. Me teame ühte fakti juba sinu kohta, mida paljud ei tea, aga kas sul on veel mõnda fun facti sinu kohta, mida keegi veel ei tea? Mis esimene oli? Sul oli mumm. Mumm, see pidi olema saladus, mida keegi ei tea. See on saladus, jah. Mõtlen, kas ma ka tean midagi sinu kohta. Sinu. No. Ei, ma vist ei mingit fun facti ikka vist ei tea. Ma ka ise ei tea. Need ei ole üldse lõbusad su jaoks, jah? Aga mis on sinu saladus? Mul on üks saladus küll, jah. Aga see on üsna lihtne, või tähendab, see on nagu, pole midagi liiga huvitavat. Kas see on avalik saladus? Kõik teavad. Ma ei tea, kas see on avalik. Ma arvan, et see on avalik saladus. Ei, see ei ole avalik saladus. Aga see võib õige pea saada. Sest et ma arvan, et seda videot kõik eestlased ei näe, aga kui teie näete seda, kui ma selle välja ütlen, siis sellest saab avalik saladus. Nimelt, see on täiesti mõtetav see, mida ma kohe ütlen. No. Mul esimesed 4 hammast on ehitatud. Väga hästi tehtud. Ja väga osav on see, ta on kunstnik lausa, soovitan. Olen lausa pidanud elus soovitama. Mul lihtsalt juhtus niimoodi, et see fun fact jätkub siis, et kui ma olin 4-aastane, siis ma sain valed antibiootsid, nii et mul kukkusid kõik hambad suust välja. Mis tähendab seda, et mul omakorda hakkasid nagu siis tol hetkel vist juba jäävhambad või ma ei mäleta, et kuidas see on, et sul liiga vara hakkasid kasvama need hambad, mis siis, ikka jäävhambad, mis jäävad, need olid nii väiksed, et ma ei saanud põhimõtteliselt vett juua, kuna siis tekib brain freeze. Ja siis mulle ehitati hambad oma hammaste peale. Okei. Fun fact. Wow. Tšau. Nojah, aga ei, see on ikka hea, et sulle ehitati. See oleks ka muidugi olnud päris nagu silma paistav ja selline nagu äge, et Mingi, ühe hambaga kõik. Nojah, et siuke nagu isikupärane. Ja kuskil on need pildid alles veel. Aga ma ei tea, kus. See oli ikka, see oli... mul on siiamaani alumist hammast on kogu aeg brain freeze, aga niimoodi saab kuidagi ära veel peast, aga ülemistega ei saanud. Ma seda antibiootikumidega peab ettevaatlik olema. Ja ma ei tea, mis see täpselt oli. Võib-olla oli antibiots, aga mingisugune selline asi, jah.
Mingite asjade koosmõju ja võib ka see olla. Jaa. Ma täpselt ei mäleta. Ma olen nii noor. Oi. Mingi hammast, kõik hambad küljes. Vaata, ammustasid õule ja siis nad jäid sinna külge. Minu meelest oli mingisugune, no ma võin mälestada valesti ka muidugi, aga mul on mingi mälupilt sellest, et need on tegelikult. Aga kas need hambed on sul kuskil nagu pandud kõrval? Ei ole? Kahjuks mitte. Olgu. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Thanks. Suur tänu.